Tere, mina olen Sander ja ma arvan, et on aeg rääkida kantavatest tehnoloogiatest ehk siis sellistest miniatuursetest elektroonilistest seadmetest, mida sa saad kanda kas oma riiete peal, riiete küljes või riiete all. Vaatame lähemalt. Kantav tehnoloogia, nagu me teame, see täna on tegelikult päris uus, kuigi see idee või see unistus midagi sellist teha on juba päris vana, umbes 16. sajandil üritati esimest korda panna arvelaud sõrmuse peale ja õnnestus teha ka esimene tõeliselt töötav arvelaud sõrmuse peal. 19. sajandil jõudsid esimesed ajamõõtjad ka käe peale, kui Prantsuse Šveitsi kellatootja Breguet tegi Napoli kuningannale esimese kella, mida ta sai oma käe peale panna. Alles 20. sajandil hakkasid levima kantavad seadmed, mis kasutasid elektroonikat. Üks esimene neist tuntumaid oli see, kui ehitati sigaretipaki sisse arvuti ja kinga sisse tehnoloogia, millega oli võimalik kasiinos siis mõõta, kui kiiresti ruletilaud ringi käib, ehk siis petta kasiinosi. See kunagi kuskil ei jõudnud, kuna see arvuti jõudlus oli väike ja sellel kommerts kasutust väga pikka ei olnud, aga see oli esimene kord, kui see jõudis rahva ette. Kantav tehnoloogia, nagu me teame seda täna, pärineb aga Steve Mannilt, kes 1970. aastal lõi arvuti, mida sai kanda seljakotis ja millel oli olemas ka siis kuvand. Ehk siis esimene, mis kasutas keerulisemaid algoritme, oli ka andmete manageerimise võimalus ja tal oli ka mingisugune väljund, kus siis sai seda kõike näha. Alates sellest töötas Steve Mann väga palju selle kallal, et vähendada seda suurust, et see oleks ka reaalselt millelgi oleks väärtus, kommertsväärtus. Ja esimesed sellised katsetused algasid 2000. aastaste alguses, kui tulid firmad nagu Cybernaut, Seiko, Fossil, IBM, Panasonic välja igasuguste erinevate kaasaskantavate kellade, ekraanide ja muude lahendustega. Minu esimene kantavate seadmete kogemus oli ilmselt Casio käekell, millele oli peale ehitatud kalkulaator väikeste nuppudega, mida ma koolis kasutasin umbes 90. aastate lõpus. Kuigi kantava tehnoloogiana esimene seade oli Nike Plussi selline väike seade, mille sai panna jooksutossude külge ja teine ots, mis läks siis iPodi külge, millega said mõõta oma kiirust, oma sammude arvu ja distantsi. Samal ajal ei olnud see enne kui 2011. aastal, kui Nike tuli välja oma Nike Plus Fuel Bandiga, mis oli siis käepael, millel oli sisse ehitatud samamoodi võimalik mõõta oma liikumist, mis tõeliselt muutis minu käitumisharjumusi. Ma sain oma sõpradega seal ühendada, nendega võistelda, kes liigub kõige rohkem ja see ühtlasi motiveeris ka mind liikuma iga päev teatud sammude arvu täis või teatud Nike Fueli numbri täis, mis oli nende poolt leiutatud mõõde. Minu esimene nutikella kogemus pärineb aga 2012. aastast, kui ma ostsin omale MetaWatchi vabavarana loodud projekti kella, millel oli Bluetooth 4 ühendusvõimalus ja väikese arendustöö tulemusel said seal ühendada nii iOS-i kui Androidi seadmetega, et oma meeldetuletusi seal näha. Esimene suurem projekt sealt edasi oli Kickstarteris, kus Pebble tuli välja projektiga, mis tõstis või kogus rohkem kui $10 miljonit ja tõestas, et millestki sellisest võib tõesti saada masstoode. Samal aastal said algusega mitmed muud kantava tehnoloogia projektid ja tuli palju rohkem nutikellasi nagu Martian Watch, mis oli üks, mida ma kasutasin, millel oli ka kõlar ja mikrofon sisse ehitatud, ehk said sellega rääkida. Siis tuli välja ka Google Glass, ehk siis Google'i prillid, mis oli kontseptsioon Google'i poolt, et proovida, kas selline asi võiks jõuda massidesse ja kui see huvitab rohkem, siis siin on minu video, kus ma tegin sellest täieliku ülevaate. Lisaks Google Glassile või Google'i prillidele liikus kantav tehnoloogia teistesse valdkondadesse. Näiteks kaameratega tuli välja Narrative Clip kantava väikese kaameraga, millest said oma särgi või jope külge panna, ehk siis oma elu logida ja salvestada iga kas siis 3 sekundi või minuti tagant üks pilt. Samal ajal tuli välja ka üks pulsimõõtja, mis sai minu ilmselt kõige kasutatavamaks kantavaks tehnoloogiaks, millega sai pulssi mõõta optilise sensori abil sinu käe pealt, selle asemel sul peaks mingisugune rihm selle jaoks ümber olema või isegi rohkem andureid teatud tehnoloogiate puhul. Tuli välja ka eelmisel aastal näiteks särk, mida ma proovisin kasutada, mis oli esimene nagu riideese, mis on ühendatud sinu telefoniga, kus said oma kopsumahtu, pulssi, naha niiskust ja lisaks veel palju muid mõõdikuid, aga tegelikult selle väga praktilist väärtust ma ei leidnud ja see särk oli ka üsna ebamugav.
Nagu näha, siis kantav tehnoloogia on liikunud igasugustesse eluvaldkondadesse, alustades tervisest, spordist, moest on see jõudnud nüüd ka militaar- või igasugustesse teistesse sensoreid kasutavatesse maailmadesse. Ja eelmise aasta 2014. aastast alates on meil ka olemas nüüd Androidi kantavad seadmete standard. Igasuguseid seadmeid on tootnud sinna Samsung oma Samsung Geari, Motorola Moto 360, mis on minu üks lemmik nutikellasi Androidil, Asuse ZenWatch, lisaks sellele ka Sony ja LG AirWatch ja neid on väga-väga palju. Ja nüüd sel aastal on meieni jõudnud ka üks kõige oodatum seade Apple'ilt, Apple'i kell. Ehk siis tundub, et nutikelladest on saamas esimene kantav toode, millest tõesti võib saada masstoode, mida me kõik tahame ja endaga kaasas kanname. Loodan, et teile see väike ülevaade kantavatest seadmetest meeldis. Kui sind huvitab rohkem teada saada ka Apple'i kella kohta või Androidi kantava standardi kohta, siis vaata siin minu videot, kus ma räägin sellest kõigest juba lähemalt. Suur aitäh vaatamast ja näeme järgmine kord! Las läheb.